Põhimõte on selles, et on leiutatud aparaat, mis need tulevased kanad hästi suureks teeks, et jätkuks liha Nõukogude inimesele. Hästi suureks ja võimsaks ja siis see asi läheb nagu käima. Mõtle, kui munema veel hakkavad. Ja tohutu sarkasm. Aga Nõukogude post ajas midagi segi. Ja kanamunade asemel saabusid kohale maomunad. Just nimelt. Armsad Võrgutelevisiooni vaatajad, tere tulemast jälle saatesse Eestimaa maskita lood. Oleme siin Pärnus, meie tavapärases kohas, Luule raadios. Ja nüüd väike paus on küll vahele tulnud, aga täna läheb siis saade eetrisse. Ma arvan, huvitav saade. Ütlen siin alguses kohe ära, aitäh teile kõigile, kes teie olete meie saadet toetanud. Aitäh teile kõigile, kes toetasite meie viimast saadet. Ütelge oma sõpradele ja tuttavatele edasi, et selline tore saade on olemas, et nemadki leiaksid selle üles ja kuulaksid, vaataksid seda, et sellisel viisil meie saade nagu kõige rohkem levib parasjagu praegult. Nii et mina arvan küll, et sellise teistsuguse vaatenurga levimine peaks olema väga vajalik meil praegusel ajal ühiskonnas. Ja seal on üks nupp, on seal subscribe, on tellida, tellige meie saadet, siis te saate kohe lingi, kui meie uus saade üles tuleb, nüüd saate seda vaadata. Sest ka meil on parem, kui me teame, et meil on rohkem kuulajaid ja vaatajaid või teame, kes on meie siis sellised, ütleme eesti keeles pidevad kuulajad, vaatajad. Aitäh! Ja muidugi, kui olete sotsiaalmeedias, siis püüdke ikkagi oma tuttavatele ja sõpradele, kes teil on seal nagu sotsiaalmeedia sõbrad, link meie saate kohta saata või meie saatest, et nemad ka siis saaksid osa meie saatest, kui see võimalik on. Siin on mulle muidugi räägitud, et Facebookis pidi meie link ära tagant kaduma, nii et ma arvan, et keegi võib-olla proovib ja kommenteerib pärast seda, et kas see peab paika. Ja meil on päris selles suhtes õnnelik saade, sest meil on täna jälle saates Jüri Lina, kes meil on siin päris mitmes saates olnud alaline külaline ja see on suur rõõm ja tore näha, et ta on leidnud võimaluse taas Eestisse tulla. Siin on rahvuslik teataja meil, tellige meie lehte, siin on Jüri Lina, turneekava on kõik ilusasti sees ja pärast võimalik, et saame ka tema esinemistest teha lühikese kokkuvõtte lehte. Nii et ja hulk inimesi on öelnud, et nad ongi meie lehest just saanud teada, et Jüri Lina taas saabub Eestisse. Aga see kõik on tore, et on Jüri siin, tore, et Jüri on siin saates ja nagu meil kombeks on, külalistele anname kõigepealt sõna ja räägi Jüri, kuidas siis see sõit seekord Eestisse läks kõik hästi või nagu ootuse päraselt või kuidas? Ja sõit sujus hästi, sellepärast, et meri oli rahulik, laev ei hilinenud, kuigi Tallink on hakanud oma ühenduse pidamist Rootsiga vähendama. Juba kuulutanud välja, et teatud liin lõpeb ära, näiteks Paldiskisse, antakse ühele välismaisele firmale lõplikult üle. Ja niikuinii on ju üle päeviti laev käib, mis on väga segav või mõnikord on vaja ju kiiremini Eestisse saada laevaga, aga siis jääb ainus võimalus lennuk. Ei, kõik on läinud hästi ja meie mure on olnud hoopis olukord Eestis ja kui me saabusime, siis siin oli päris jaheda võitu ja kahjuks ei räägita ju Eestis põhjust, miks on jaheda võitu. Päikesetorm möllab
ja siis tavaliselt juhtuvad igasugused niisugused asjad. Päikesekanaleid ei jälgita ju Eestis, sest et kõik on ju inimese kätetöö, kogu loodus ja kliima. Tegelikult on ju olukord vastupidine, meie ei juhi midagi, meie ei suuna kedagi ega midagi, vaid seda teeb päike. Ja ka ilma suunab päike. Ja selle jaoks on eraldi kanalid olemas, kus näidatakse, mis päikesel toimub ja kus täpselt öeldakse, milline tuleb ilm, sest kõik käib päikese järgi. Meie võime siin teha, mida me tahame, käia kätel või siis rääkida lollusi, sellest midagi ei muutu. Aga kui tahaks nüüd vaadata, kus selle päikese aktiivsuse kohta võiks ise järgi vaadata oma silmaga? Jah, selleks on siis vaja meil üles panna üks link ja seda me võiksime tõesti teha ja siis jälgida, mis toimub. Päikeseeksperte on üksjagu laias netiruumis ja kes tõesti midagi teavad, kes ei räägi lollusi, sest et siin Eestis kuuleb ilma kohta peamiselt ainult lollusi. Kas see vist on siis päikese vaade, siis on nagu sellest satelliidilt, tal käib mingi erisatelliit käib ümber päikese minu teada ja siis see saadab päikesest pildi kogu aeg. Jah, ütleksime niimoodi, et teatud kanalite kaudu toimub otseülekanne. Ja kõik, mis päikesel toimub, see on nähtav ja kohe tõlgendatakse ka vastavalt ära ja need tõlgendused on alati õigeks osutunud. Väga kena. Meil eelmine saade oligi just kliima soojenemise pettusest. See on jah, kõige kohutavam pettus, inimesed usuvad ju kõik võimalikke asju, aga mida meil võltsitud ei ole. Okei, ma saan aru, et tänapäeva elu võltsitakse ja ma olen selle kohta teinud isegi ühe filmi, Võltsitud maailm on selle nimi. Aga kõige hullem on see, et ka vanast ajast on üksjagu pettusi, mis on ikka veel paljastamata. Ja need ulatuvad välja näiteks Neeroni. Ma ei usu, et ühtegi valitsejat oleks nii kohutavalt laimatud ja ähvardatud kui Neerot. Ja teda ähvardati isegi sellega, et ta kuulutatakse rahvavaenlaseks. Aga põhjus on väga lihtne. Ta ju vähendas makse kogu aeg, millega ei olnud nõus senat. Ta vabastas orje, andekaid orje. Jällegi väga suur jõledus. Tänapäeval me näeme, et vastupidi, andekaid inimesi püütakse orjadaks muuta või siis välja suruda, nende looming olematuks teha, nagu näiteks Toivo Kurmeti muusikat üldse ei mängita. On olemas fantastiline sümfoonia, fragmentaarne sümfoonia Toivo Kurmetilt. Igasuguste ettekäänete all on keeldutud selle sümfoonia mängimisest Eestis. Mitte ükski orkester, kes alguses näiteks üks orkester soovis seda teha, siis leiti ettekääne. Mis see ettekääne oli? Ettekääne oli see, et mees on vangis olnud ja see võib kompromiteerida orkestri mainet. Aga siis võiks ju loobuda ka Johann Sebastian Bachi muusika mängimisest, sest tema on ka vangis olnud. Nad ise panid ta ju vangi ilma põhjust. Täpselt niimoodi. Ja nõukogude ajal oli väga huvitav lugu. Üks televisiooni režissöör ütles Jaak Joalale, meie läbi aegade parimale lauljale, kes veatult tooni pidas. Ühekordsest kuulamisest talle piisas, et laulda täpselt maha, nii nagu peaks laulma. Ja seesama režissöör ütles siis Jaak Joalale, kui te kuhugi jõuda tahate seltsimees Joala, siis ärge enam laulge Toivo Kurmeti laule. Tema meile ei sobi. Aga miks siis tema muusika ei võiks sobida? Ilus muusika ei sobi nõukogude ühiskonda. Ilu oli midagi, mida sõna otseses mõttes vihati. Ilusaid maju,
noh, ütleme, et Stalini ajast veel pärines niisuguseid teatud kaunistusi majadel ja nii edasi. Aga hiljem läks ju päris hulluks, näiteks Hruštšovkad. Need on ju jubedad ja jõledad vaadata. Ja upitatakse neid, kellel ei ole võimeid ja surutakse alla neid, kellel on võimeid. Tähendab, andekaid inimesi vihatakse ka tänapäeva Eestis. Ja need, kellel on muusikaalaseid võimeid või teadmisi vähevõitu, need siis aitavad sellele laulukoorile kaasa, kes kiidavad mitte eriti võimekaid inimesi, nagu näiteks Nečajeva. Võite minna samuti netti ja otsida välja niisuguse lõigu, kus televisioonist on võetud üks esindamine, kus Nečajeva laulab öökuninganna aariat Mozarti ooperist Võluflööt. Ei pea tooni. Ja kiidetakse. Joala puhul totaalne tooni pidamine. Vale noot ei ole. Tänapäeva noored, kes esinevad, piinlik on kuulata, ei oska laulda. No mingu siis õppigu laulmist. No kole, kui noored siis, keda nimetatakse heliloojateks, kobavad. Ma nimetaksingi seda kobavaks muusikaks. No mida nad kobavad? Mängi siis üks meloodia ära, aga nad kobavad, siit võtavad, sealt võtavad ja lõpuks tuleb kakofoonia välja. Ja siis seda kiidetakse, tõstetakse esile. Algelised ansamblid, mingid noorukid tulevad kokku 16-aastased ja seda siis tõstetakse esile samal ajal, kui toimub muusika lämmatamine, maha surumine. Aga on teaduslikud uuringud, mis näitavad, kuidas mõjub ilu inimese ajule. Igasugune ilu. See võib olla ilus muusika, mida inimene naudib. Nautigem ilu, aga mõned vihkavad. Ma olen kohanud inimesi, kes on öelnud niimoodi, et sel ajal, kui mängitakse ilusat muusikat, ma pean saalist lahkuma. Ma ei talu seda. Inimeste maitse on ära rikutud. Ja millest see tuleb siis? See tuleb sellest, et meie võimurid, kakistokraadid, need on need kõik ühiskonna põhjakiht, vastukaal aristokraatidele, vaimsetele aristokraatidele, kes midagi teadsid, kes olid võimekad. See kakistokraatlik võim on kaval, paigutades otsustavatele kohtadele andetud käpardid, kes võitlevad raevukalt kauni muusika, katarsist tekitava teatri, kujundliku filmi, ülendava ja mõtteid tekitava maalikunsti vastu, pakkudes selle asemel tülgastust esile kutsuvat madalkunsti. See on täpselt see, mis praegu toimub. Ja ma arutasin omal ajal neid asju Erik Lassiga ja me jõudsime samadele arusaamadele. ETV näitab innukalt Aktuaalses Kaameras katkendeid nõmedatest teatrilavastustest ja absurdsetest nähtustest. Masendus tuleb peale. Näiteks ma toon ühe viimase näite ja ühe prantsuse kirjaniku raamatu järgi on tehtud näidend ühe naise võitlustest, mis Draamateatris nüüd lavale tuleb. Ja see on ühe siis noore teatrilavastaja eksamitöö. Diplomitöö. Ja mängiti sellest katkendid. Mulle tuli masendus, sügav masendus tuli peale. Noor näitleja, kes tegelikult ei peaks üldse näitleja olema, hullem kui amatöör, räägib siis teksti ja ütleb niimoodi. Ma kirjutan, et kurjuse olemusest aru saada. See, mis jama see niisugune. Ma kirjutan, et kurjuse olemusest aru saada. Selle ma laseksin läbi, aga mitte mingisuguse vingumise. Jüri tasub selle
selle eest, mis ta tegi, ta saab palgaraha selle eest nagunii kätte, ta ei pea niimoodi pingutama, nagu sina tegid, et tuleks tõeliselt välja. Ja lavastus on täielikult ebaõnnestunud. Ja siis tullakse välja niisuguste ja teatrit kasutatakse poliitiliseks propagandaks. See sama näidend. Seal on siis öeldud niimoodi, et kõik oleneb keskkonnast. Keskkond on halb ja kole, siis inimene ei ole kõige sobivam ühiskonnaliige. Hallo, millistes tingimustes mina üles kasvasin? Näljas ja viletsuses. Nõukogude kooli ajal vaesematele peredele oli ette nähtud, et nende laps saaks tasuta lõuna koolist. Mina seda ei saanud, üks lastearst, kes juhtus olema ühe lapse vanem, tema võitles välja mulle lõpuks selle tasuta lõuna. Nii et ma olin pool nälginud, minu vanaema käis Tartus tähed reppidel kirjamas, et ma saaksin päeval ühe piruka ära süüa. Totaalne nõmedus, mis valitses ümberringi ja nii edasi. Minust ei saanud pätti ega kaabakat. Minu põhimõte oli see, ära võta seda, mida sulle ei ole antud. Kui antakse, siis ma võtan vastu. Ma mäletan, et naabrid pakkusid vahel tarrikutäie suppi ja ma ütlesin, et ma lähen ja küsin ema käest järele, kas ma tohin võtta. See oli minu moraal ja ema pidi töötama lõpuks 3 kohal, et mind, vanaema ja vanaisa ülal pidada. Vanaema ei saanud ju pensioni, sest et ta oli olnud meie rei omaniku proua ja niisugustele ei makstud pensioni. Seega pidi minu ema nii hirmsasti rabama, et ta pidi 3 kohal töötama, näiteks ülikooli professorite juures koduabiline, oma põhitöökohal haiglas töötas ja nii edasi. Sellest ei jätkunud ju. Sellest ei jätkunud. Ja nüüd tulla niisuguse näidendiga välja ja näidates, et kui sa teatud asjadest ilma jääd ühiskonnas, siis sinust saab kaabakas. Ei saa. Ma kasvatasin ennast ise. Ema ei olnud ju seal. Meie, ütleme, mõttevahetus kulges paberilipakate kaudu. Tema jättis laua peale midagi, mina jätsin talle. Ma ei näinudki teda. Ta läks hommikul nii vara ära, mina ei olnud veel tõusnud, et kooli minna. Ja õhtul heitsin magama, teda ei olnud veel 3. töökohalt tulnud. Nii et see ei pea paika. See on totaalne vale. Ja ma olen endiselt sellisel seisukohal, kurjategijaks sünnitakse. On totaalne arengu peetus, vaimne areng on seiskunud ja selle tagajärjel me näeme moraalset katastroofi. Ja see inimene on endale koormaks ja tervele ühiskonnale on koormaks. Ja ta võib tulla millistest fantastilistest oludest tahes. Näiteks ma tean ühte konkreetset juhtumit, luksuses üles kasvanud professori perekonnast. Kurjategija. Mõisteti Tartus süüdi ka. See oli omal ajal, nõukogude ajal. Nii et niisugune lollus või võtame siis näiteks Rakvere teatri etenduse Igavene suvi. Inimene on see hirmus käpard, kes lõhub kliimat, kes rikub kõik ära ja nii edasi. Sellest on näidend tehtud. Korraks vahele põike korras, et ma nägin kuskil uudist, et teatritele eraldati mingit lisaraha, et nad saaksid käsitleda kliimateemasid. Propagandat. Loomulikult. Valet. Neile lihtsalt makstakse selle eest ja seda nad teevad. Nii et armsad kuulajad, vaatajad, ärge teatrisse minge. Ja siis öeldakse, et piletit on väga raske saada, sellepärast, et kõik käivad teatris. Eesti on väga teatrilämbene riik ja nii edasi. Aga kui ma rääkisin ühe väga andeka teatrilavastajaga, kellega mul on ka väga head suhted,
siis ta ütles, ta ei ole aastaid teatris käinud. Sest kui ta läks viimane kord, siis ta ei olnudki väga kaugel, kas 7.-8. reas. Ta ei saanud aru sellest, mida laval räägiti. Sest et artikulatsioon oli sedavõrd halb, et teatud mõisted, teatud tekst ei jõua kuulajani, vaatajani. Ja millega siis seda teatrit tehakse? Ja üldse, mulle tuli ükskord meil ühelt vanemalt härrasmehelt, kes oli varem töötanud raadios Aktuaalses Kaameras ja ütles niimoodi, et ma olen täielikult nõus teiega, härra Jüri Lino. Meil on tohutu suur amatöörnäitlejate armee. Amatöörnäitlejate armee. Ja tõepoolest, mida sa tahad saada siis inimestelt, keda teatrikooli sisseastumiseksamitel kästakse mängida prussakat või ma ei tea, mingisugust vigurivänta. Viimasele ma kuulsin, et isegi mingisugust kotti kästi mängida. Mina käseksin mängida hoopis näiteks luuletust. Lugeda luuletust, mis on lugemise väärt. Ja sellepärast ma olen ju teinud neid luulelavastusi peamiselt protestimärgiks. Sest et näiteks kui ma kuulan, et näitleja loeb, must lagi on meie toal ja meie ajal ka ja nii edasi. No siis ma ei usu seda. See ei ole ilus, see ei ole mõttekas, see ei taba luuletaja idu, mis oli maetud nendesse ridadesse. Vaid peab nüansirikkalt seda esitama. Must lagi on meie toal ja meie ajal ka. Ma saan aru, et siit tulevad mingisugused idud tulevad välja. Ja sellepärast on kohutavalt kahju, et näiteks kui tuntumad Eesti näitlejad on sisse lugenud terve hulga William Shakespeare'i sonette, mis muidugi ei ole tema sonetid, sellepärast, et ta vaevalt oskas kirjutada, oma allkirju, 6 dokumenti on säilinud, oma allkirju ta kirjutas niimoodi, et tindiplekke oli palju, mis tähendas, et tal ei olnud kirjutamisharjumust. Ja nii edasi, see on omaette teema, nimelt need fantastilised sonetid kirjutas Bacon, kes on ka selle välja öelnud oma nendes teostes. Kui te loete esimesest fooliost ülevalt alla originaalis esimesi tähtist, te saate sõna Bacon. Miks pidi mingi joodikust näitleja, kes ei suutnud rohkemat mängida kui Hamleti isa vaimu, miks pidi siis tema mingisugust täiesti võõrast inimest tema jaoks, aga kes oli kuningriigis tähtsuselt teine pärast kuningat, tema nime kirjutama esitähtedes välja ühte teosesse. Seda, mida tuleks juurde nimetada, on väga jahmatav isegi öelda, see on nimelt testament. Ja testamendis sa ju pärandad tavaliselt tähtsad asjad ära, nagu näiteks autoriõigused. Toiu Kurmet pärandas oma muusika autoriõigused mulle. Aga seal ei olnud, tema testamendis, tähendab Shakespeare'i testamendis ei olnud mingisugust ei luuletuste, näidendite, mitte millegi pärandamist ei olnud toimunud. Ta ei saa ju pärandada seda, mis ei ole tema oma, see on täitsa selge. Aga mis oli muidugi väga huvitav selle asja juures, et ta oli oma testamenti sisse pannud isegi vana voodilogu. Selle pärandas. See oli Shakespeare, jah. Nii et ühesõnaga ja ei tohi unustada tema elamismotot. Hästi on elanud see, kes on ennast suutnud varjul hoida. See oli Shakespeare, jah?
ja see oli tema. Aga kas oled, Jüri, kindel, et tollel üldse autoriõigust oli? Aga neid autoriõigust pärandati ju testamendis. Testament pärandati küll, aga kas sihukest mõistet ja õiguslikku, kuidas öelda, see kategooriat tollel üldse tunti? Võt selles ma ei tea, see võib olla nii ja naa, mina tõesti ei tea. Teatud määral oli see olemas, sellepärast, et võtame näiteks kas või niisuguse momendi, et Johann Sebastian Bach kasutas ühte Vivaldi teost, aga see oli 4 viiulile, aga tema transkribeeris selle 4 klavessiinile ja sellest sai nagu hoopis teine teos. Kõiki niisuguseid asju võis teha, aga sa ei tohtinud täpselt maha võtta. See tähendab, et mingisugune kaitse pidi olema. No täpselt maha võtta, see on juba vargus. Plagiaat. Jah, plagiaat. Aga Bacon, kas ta on nõrga B-ga siis või? See on nõrga B-ga, jah. Siis tuleb A või? Jah. Ja siis tuleb C ilmselt inglise keelt arvestada. Ja siis tuleb O vist või? Ja siis tuleb N. Ja. Kusjuures näiteks tema Baconi isikukood oli 36. See oli nagu perekonna niisugune kood, mida kasutati. Ja et saavutada selle koodi edasiandmist tekstis, ühe näidendi tekstis, siis täiesti mõttetult korratakse nime Bacon 36 korda ühel leheküljel. Jah, Bacon. Jah, tõesti Bacon. Ja niisugused asjad on. Milleks, kui sellel ei ole mingit muud sügavamat mõtet? No see oli mingi salastatud sõnum, mis ta anti edasi. Kõikides nii Marlowe kui ka Shakespeare'i tekstides on väga palju šifreid ja koode. Ja alguses oligi ju niimoodi, et esimene varjunime kasutamine, ja see on mulle tuttav asi, sest mina nõukogude ajal lõpul pidin kasutama varjunimesid, laenama inimesi, näiteks Eesti Põllumajandusakadeemia tudengite hulgast, et kirjutada sealses lehes, laenasin nende nime ja kirjutasin nende nime all. Nii et mul on palju Eestis artikleid ja materjale, mis on minu kirjutatud võõraste nimede all ja lai avalikkus ei tea sellest mitte midagi, arvates, et need on need materjalid originaalis. Tahad sa mõnda varjunimega avalikust teha nüüd, et keegi võib-olla leiab mingist arhiivist ülesse? No mul oli põrandaalune kirjastus. Digitaliseeritud peaksid olema just need asjad. 70. aastate algul. Kirjastuse nimi oli siis Agart ja minu peamine varjunimi seal oli Tuulo Illis. Ja isegi KGB läks alt, nad arvasid, et see on kindlasti Ilmar Soomere varjunimi. Aga Antu Pärjel oli teine nimi, mille all ma kirjutasin filmoloogilisi artikleid, mis isegi auhinna said. Aado Pärl. Antu Pärjel. Ja nii edasi. Nii et ühesõnaga niisuguse asju, need on siis nagu päris välja mõeldud nimed. Ja Baconi esimene varjunimi oli Spencer, selle nime all ta avaldas ühe kalendri. Ja järgmine mees oli Marlowe. Ja kui me võrdleme näiteks Malta juuti ja Veneetsia kaupmeest, siis ei ole mingit kahtlust, et üks ja sama isik on selle kirjutanud. Ja peale selle näiteks Veneetsia kaupmehe originaalmaterjal on ilmunud keeltes, mida Shakespeare ei valdanud. Ta valdas väga viletsalt ladina keelt, aga ta ei osanud itaalia keelt. Ta ei teadnud midagi seadustest tookordses Itaalias. Ta ei teadnud midagi ülikute elust. Bacon oli elanud aastaid Prantsuse õukonnas. Teadis kõike neid niisuguseid pikantseid lugusid ja nii edasi. Aga see kestis nii kaua, kuni
Marlow, kes oli kuninganna eriagent, sattus raskustesse ja tuli korraldada kõrtsikaklus, mille tagajärjel ta justkui oleks tapetud. Hiljem on aga kirjalikke tõendeid selle kohta, et ta elas edasi Itaalias ja ongi märkused, et mingi mees läks ühele laeva peale ja lahkus sellega Inglismaalt ja hiljem ilmus välja siis Itaalias. See oli siis Marlow ja pärast Marlow'd, see oli siis see Bacon, kes kutsus ennast Marlow'ks, jah? kes laenas Marlow nime. Marlow oli tegelik inimene, kes töötas eriagendina kuninganna heaks. Ta oli eriagent. Aha. Ja näiteks sai ta käsu või niisuguse nimekiri on säilinud. Muretseda need ja need raamatud välismaalt, võõrkeeltes. Marlow muretses need, ostis, tõi Inglismaale ja need said aluseks väga paljudele näidenditele. Need olid originaalallikad, mida Shakespeare näiteks või Marlow ei vallanud. Ja edasi tuli siis teine mees ja see mees oli William Shakespeare. Andetu näitleja, joodik, kes ei vallanud kirjutamise võimet ja kellel ei olnud, ja selleks, et niisuguseid teoseid luua, oleks olnud vaja fantastilist koduraamatukogu, mida Shakespeare'il ei olnud ja on leitud mingisugust jälgegi niisugusest raamatukogust. Aga Baconil oli fantastiline raamatukogu. Peale selle ta võis ju kirjutada absoluutselt Veneetsia kaupmehe, sellepärast, et tal oli fantastiline õigusteadlase haridus. Ja niimoodi see asi läks kuni viimaste näidenditeni välja. Kõik need allikad on ju leitud ja need on tavaliselt olnud niisugustes keeltes, mis tavalisel inglasel olid kättesaamatud. Aga Bacon oli üliharitud. Ja kui me veel edasi läheme, milline oli tema päritolu, siis temast oleks ju saanud Inglismaa kuningas, sest ta oli kuninganna sohipoeg. Ja need on kõik asjad kindlaks tehtud ja ma olen sellest väga huvitavalt kirjutanud niisuguses raamatus nagu Eemaldumine Kartaagosse. Üks Eesti helilooja, keda ei hinnata eriti, oli sunnitud Eestist lahkuma nõukogude ajal kummipaadiga üle Soome lahe, sattus Rootsi, ilusat muusikat ei hinnatud seal, sest et kadedus tekkis, ta oli sunnitud mööda Euroopat ringi käima, küll ta käis Itaalias ja mujal ja siis sattus Itaalias ühe kirjandusteadlase juurde, kes rääkis talle kogu selle Shakespeare'i loo ära ja see on kõik selles minu raamatus romaanis sees, dokumentide alusel kirjutatud, aga romaani vormis ja selle nimi on siis Eemaldumine Kartaagosse ja pealkiri on ka kujundlik. Sellepärast, et see tuleb otse KGB-st. KGB ülekuulamisel võidi öelda, me korraldame teile kohtumise Marxiga, mis tähendas, et me võime teid iga hetk likvideerida ja siis saate Marxiga kokku sealpool. Või siis me avame teile rohelise tee Kartaagosse, mis tähendas seda, et läände koht, mis kuulub hävitamisele, likvideerimisele. See oli KGB kujundlik keel. Ja sellest rääkis mulle pikalt laialt ka näiteks Sergei Soldatov, kes oli minu väga hea sõber, kelle Eesti demokraatliku liikumise arhiivi ma varjasin nõukogude perioodil, mida KGB iialgi kätte ei saanud ja mis tagastati selle omanikule Sergei Soldatovile pärast Eesti vabanemist. Teeme nende Marlow'de ja Baconite juures siis lugejatele nagu vaatajatele
täisselguse, siis ühesõnaga Bacon oli Inglise õukonnas kuninganna sohilaps, kes siis kirjutamiseks alguses kasutas Marlowe pseudonüümi, vale nime, kusjuures see Marlowe ise oli olemas olnud isik, kes siis Inglismaalt minema kihutati. Pärast lavastatud kaklust pidi ta siis Itaaliasse minema. Nii et ta kasutas pseudonüümina ühe teise inimese nime ja pärast hakkas kasutama siis pseudonüümina Shakespeare'i nime. Nii et läks nüüd õieti. Just. Aga sul oli Eeri klassi ja selle Toivo Kurmetiga oli mingi päris huvitav seos. Ma tutvustasin Eeri klassile Toivo Kurmeti fragmentaarset sümfooniat, mis sai salvestatud tänu rootslastele. Eestlased oma õlga alla ei pannud. Ja Eeri kuulas ja ütles, geniaalne. Ja siiamaani ei ole seda ette kantud. Mitte ükski orkester ei ole tahtnud mängida. Ma olen pöördunud siiapoole, sinnapoole, ma olen saatnud partituuri välja. Kõik ütlevad, jah, huvitav, ilus. Ja sinna paika see jääbki. Meil on juba programm tehtud. Aga programm on tehtud ju kiiksa-kääksa järele. Tähendab, igasugused kiiksud ja kääksud tulevad ettekandele, rahvas plaksutab, on vaimustuses. Aga see sümfoonia on hiilgav. Kui ma esimest korda kuulsin seda, see oli 69. aasta sügisel, ma ei suutnud uskuda. See on ju midagi hämmastavat. See tuleb ju päästa, see tuleb ju taastada ja tänu rootslastele on see taastatud. Siin on see plaadistatud, see on plaadistatud ka, see on plaadina saadaval, aga oleks hea ka, kui see kontserdilaval ette kantaks. Ja seda ei ole tehtud. Ja Eeri klass ütles niimoodi, et selle me kanname ette päris kindlasti Brigitta festivalil Pirital, aga paraku juhtus midagi täiesti jahmatavat. Mäletan, et ma olin just sel ajal oma talvepuhkusel Tais ja kui ma tagasi tulin, siis ma sain tema naise käest, siis juba Lese käest teada, et Eeri on läinud. Ta oli haiglasse läinud tervisekontrolli ja seal siis väideti, et tal olevat seagripp. Ja Desk ütles ka, et ei tea, kus ta selle pidi olema saanud. Ja ta läks, millest oli väga kahju. Ja siis ma pöördusin Filharmoonia poole ja sealt öeldi mulle, et kõik Eeri klassiga seotud kokkulepped kehtivad. Nädal hiljem siis tahtsin täpsustada neid asju, siis need enam ei kehtinud. Me ei mängi Toivo Kurmetit ja kõik. Ja, see on Eestimaa siis. Nii et täiesti süstemaatiline andekate inimeste väljajuurimine on kestnud. Ja siis lõpptulemusena juhtus ju see, et kuna KGB ütles, et mida me peaksime siis tegema. Seadust teie ei järgi, aga te ei riku ka seda. See on siis väljasaatmisel siit. Meie ei saa teid vastutusele võtta ja pöörduti ühe minu sõbra poole ja siis öeldi, et vaadake, siin on üks jagu nõukogude vastaseid materjale. Minge Jüri Lina juurest läbi, jätke need sinna tema juurde, me tuleme veerand tundi hiljem ja me saame ta vastutusele võtta. Nõukogude vastase materjali hoidmise võimalik, et ka levitamise eest. Ja siis ütles, et vaadake, mina ei ole politseinik. Ma olen astronoom. Ma teen oma tööd, te teete oma tööd. Ja mina niisuguste asjadega ei tegele. Ja see asi läks nurja. Ja mida sa siis hädaga teed? Siis EKP Keskkomitee võttis vastu otsuse, et tuleb siis lavastada niisugune lugu, minu välja minek. Teie need KGB materjalid, vähemalt osa nendest on ju avaldatud.
kuskil arhiivi toimetistes. Teadsid ka, mis materjalid need olid? Ja minu toimik on üle 5000 lehekülje. Nojah, seal kõike loomulikult ei ole, seal on katkendid, aga ma lugesin ja see oli väga huvitav, minust see kõlas täpselt, see retoorika oli väga sarnane, nagu see tänapäeva globalistid ja kommunistid oma vaenlasi kirjeldavad. See oli mitte midagi uut. Kõike seda on juba varem tehtud, varem kuuldud. Et see äratundmine oli tõesti nagu siuke tore efekt. No ja igal juhul siis mina olen ka arusaamisel, et asjad ei juhtu nii juhuslikult, vaid teatud seaduspärasus on, teatud asjad on, mis peavad kaasnema eluavaldustega, ütleksime nii. Ja kui ma siis lahkusin Eestist, ma pidin siis ostma ühe otsa pileti Helsingisse ja saabusin 1. aprillil 1979 ma lahkusin Tallinnast ja saabusin Helsingisse 2. aprillil, sest me jäime jäässe kinni. Ja Helsingist tuli kohale kutsuda jäälõhkuja, mis murdis tee lahti Helsingisse. Nii et kui kella 10:30 ajal ma jõudsin siis Helsingisse ja igal pool Helsingis kohvikutes, kauplustes kõlas üks superlugu, mille nimi oli One Way Ticket, ühe otsa pilet. See oli superlugu, mida siis esitas ansambel Eruption. Ja see juhtus täna 46 aastat tagasi. Täpselt juhtus see nii. Ja ma olin täiesti jahmunud ja see lugu oli siis välja tulnud jaanuaris 79 ja eriliselt oli ta siis populaarne märts, aprill, mai ja fantastiline lugu. Üks autoritest oli Keller, 2 autorit oli. 59. aastal ilmus see esimest korda. See lugu siis pealkirja all One Way Ticket to the Blues ja seda laulis Neil Sedaka. Ja valge mees, valgete inimeste kirjutatud lugu. 50-ndatel juba? 59. aastal. 59. aastal. Ja siis mustade ansambel Eruption, see tegi siis väga kuulsaks selle loo. Ja niimoodi hakkas järk-järgult see asi minema Eesti Rahva Muuseumis või õigemini Eesti etnograafia muuseumis. On väga palju materjale, näiteks igasuguste viidete kohta, eluliste viidete kohta ja nendel on oma tähendus, ühesõnaga tähenduslikud viited, mida siis saab tõlgendada. Ja need võivad olla kas viidata headele asjadele või halbadele asjadele. Vanarahvas pani neid asju väga tähele ja need pandi ka kirja. Ja väga palju niisugusi momente oli. Mina muidugi tegin niisuguse momendi, et võib-olla lesin üle võlli, kui ma hakkasin Soomes ringi sõitma ja loenguid pidama. Elu kohta Eestis näiteks kas või. Soomlastel ei olnud õrna aimugi. Kui ma Tamperele sattusin, siis... See oli siis pärast Eestist nagu välja saatmist. Just. Siis oli niisugune lugu, et kusjuures see väljasaatmine oli ka väga tsirkuslik. Ma olen lugenud sellest raamatus ühised päevad, mis ja, sest et nad nõudsid ju, et ma abielluksin kellegi Soome neitsikuga. Ja siis valuksin väljasõidu luba. Ja ma küsisin, kas te tõesti mulle väljasõiduloa annaksite ja laseksite mind välja. Me oleme varem ka hulle välja lasknud, oli vastus. Ja seda vastas siis
üks KGB major ideoloogia osakonnast Tallinnas, Valdur Timusk oli tema nimi, väga kurikuulus nimi. No ja, kes muide tegeles selle Pätsi põrmu tagasitoomisega hiljem. See on väga huvitav moment, Valdur Timusk. Nii, ja siis olin seal Tamperel ja see kubises kommunistidest. See ongi niisugune kommunistide pesa. See on vist töölislinn, tehased. Tööstuslinnaks peetakse Soomes. Ja siis üks härrasmees esitas mulle küsimusi. Pärast võis ju küsimusi esitada, pärast loengut. Ja see mees siis küsis, herra Lina, kuinka paljon CIA maksa teille niistä paskajutuista Neuvostoliittoa vastaan? Ja siis ma ütlesin niimoodi, et kahjuks CIA ei maksa mulle midagi, aga peaks maksma küll, sest kommunism on kohutavalt ohtlik nähtus oma salakavaluse, oma julmuse ja ütleksime perverssusega. Ja siis muidugi läks ta raevusele vastuse peale, aga see näitab, kuivõrd üheülbalised nad olid. Ja loomulikult siis kanti ju sellest ette Nõukogude saatkonda. Nii et mulle tuli varsti Suopost, siis Soome kaitsepolitseist kutse. Ja läksin siis sinna ja väga meeldiv niisugune komissar oli, politseikomissar, ja ütleb niimoodi, et härra Lina, et kas te tõesti arvate, et Nõukogude saatkond ei tea seda, mida te siin teete? Meie teadsime ju ka kõike, meile kõik anti ette. Aga mõelge sellele, et kui Nõukogude Liit esitab taotluse teie nii-öelda tagastamiseks, siis meie ei tohi keelduda. Me soovitame teil lahkuda Soomest esimesel võimalusel Rootsi. Võtke, valige välja esimene sobiv laev ja sõitke ära. See on sisuliselt juba teine maalt välja saatmine tegelikult ju. Ja siis ma niimoodi tegingi. Aga sa rääkisid loengus Toomas Lepas sellest Tallinna TV, mis ta oli direktorjuht või omanikjuht. Tema tahtis ju sinu filmi hakata näitama. Ja ta näitaski. Näitaski ja mis siis juhtus? Siis juhtus niimoodi, et järsku tulid politseinikud ja talle esitati sahkerdamise süüdistus, et ühesõnaga paberitega oli sahkerdatud ja raha oli omastatud ja nii edasi, nii edasi. Ja noh, ta sai ju päeva pealt lahti ja minu filmide näitamine ja intervjuude näitamine lõppes. Aga mis selle asja juures oli huvitav, et läks aega, mis läks, aga juurdlus jõudis järeldusele, et mingisugust sahkerdamist ei ole toimunud. See oli eksitus. Oli vaja Toomas Lepast lahti saada. See oligi kõik. Lepas saadi lahti ja sinu asju ei näidatud. Loomulikult, sest et ma olen ebasobiv isik. Ja nüüd on ju niisugune lugu, et näiteks ma pakkusin välja oma seda fantastilist lavastust, mille ma Eestis tegin 78 ja mis sai plaadistatud Stockholmis 1980 Jüri Üdi parimatest värssidest. Lavastuse pealkiri oli siis Katarsis tardumuskramppides ja tegin ettepaneku Vikerraadiole, mitte väga ammu, see lõpuks eetrisse anda Eestisse, et Eesti rahvas ka kuuleb seda. Ja Vikerraadio juht Luts, Janek Luts ei vastanud isegi. Vaadake, Nõukogude ajal vastati midagi, paletati kokku üks lugu, aga nad vastasid. Nüüd tänapäeval ei vastata enam sulle. See on see kõige jõledam põlguse avaldus. Ametnik ikkagi peaks töökirjadele vastama mingi aja jooksul, aga seda aega pikendatakse. Nüüd on juba praktiliselt 2 aastat sellest möödas. Nii pikka aega ei ole kellelgi vastamiseks. Ja see on endiselt nii-öelda eetrisse minemata, kus juures on riiklik kanal.
eks ole, Vikerraadio, riiklik kanal. Aga kui Janek Luts oli Kuku raadio peatoimetaja erakanalis, siis ta ise pöördus minu poole ja tellis kaastööd, mis läks ka eetrisse. Ja nüüd järsku, kui tegu on riikliku kanaliga, ma olen 0. Mitte keegi. Inimesed muutuvad. Võib-olla nende käsuliinid muutuvad. Ma arvan, et inimesed on nii targad, et neil ei ole sageli vaja käsku andagi. Nad loevad silmades need ülevalt poolt tulevad soovid. Nad elavad ühe omasugust inimeste keskel. No seal kõik see, nad marineerivad selles ühes punases soustis seal. Aga tahaks korraks tagasi tulla, te mainisite, et teil oli kirjastus, et kuidas see Vene okupatsiooni ajal see kirjastuse tegemine käis? Lihtne see ei saanud olla. Ja see toimus siis niimoodi, et oli teatud publik, kes soovis saada erakorralisi raamatuid. Ja soov oli näiteks Loomade farmi järele. Aleksander Solženitsõni Budanaeratus on üks väga vapustav lugu, millest sobiks väga hästi film teha. Lugu, ütleme, kujundlik lugu klassikalisest pettusest. Välismaa külalised tulevad vanglasse, vangidele pannakse parukad pähe, puuderdatakse neid, korralikud sametülikonnad selga, fantastilised joogid laua peale, toit, kanapraed ja värgid ja kõik. Selleks ajaks, kui Eleanor Roosevelt tuleb külla tutvuma Nõukogude vangide eluga. Ja siis küsib, aga milline on selle mehe karistus? Tema on saanud 25 aastat, mille eest ta väga halvasti kohtles lapsi ja tegi kõiki asju. Tegelikult oli ta andnud allkirja mingisugusele protestikirjale ja sellest oli saanud 25 aastat. Ja umbes selles vaimus see lugu. Kas see on välja mõeldud, siis või on see tegelikkuses juhtunud ka see asi? Jaa. Ta siis on, nii juhtus ka, et käis Roosevelt, käis siis Nõukogude vanglas või? Seda ei ole tuvastatud, niisuguseid dokumente ei ole leitud, aga see on väga kujundlik lugu. Klassikalisest Nõukogude pettusest, niimoodi asjad ju toimusid Nõukogude Liidus, et kui väliskülalised tulid, siis mukiti kõik asjad üles. Ja näiteks kui Kekkonen pidi tulema Eestisse ja ta pidi sõitma, tema auto pidi sõitma, ta pidi elama parkhotellis ja siis sõitma Vallikraavi tänavat mööda, siis kõik majad tehti korda, vähemalt fassaadid värviti ära, et oleks tüüpiline nõukogulik pettus. No, Potjomkini küla. See jätkub minu eest Venemaal veel siiamaani, ma mäletan lihtsalt vahele põike korras täpselt samasugune asi. Kas see oli Hansapäevad, mida Novgorodis näiteks, kuskil vana Vene linn, tohutu rahaga kõik kiriku kuplid üle kullat, nagu mõistlik asi tehtud. Aga kui kesklinnast vaatad nagu tänavat mööda, siis majad on värvitud. Aga kui sa tuled nagu teiselt poolt, nagu linna ääre poolt mööda seda tänavat, siis need küljed ei olnud värvitud. Sellegi muru oli maha nagu rullitud kuskile staadionile, aga kuna enne oli sadanud vihma see kunstmurust, siis sa näed, kus lombid on, sa vajusid läbi sinna, et täpselt sama, ega see nagu meetod ei ole muutunud. Lihtsalt, et see on selline pakasuha välismaalaste jaoks käib ikka endiselt edasi. Aga lihtsalt imestama pani see, kui suure rahaga seda nagu, seda silmamoondust seal tehtud oli, selle hämmasta. Selle jaoks ei ole kunagi vahenditest kahju. Täiesti kasutu kõik loomulikult. Minu meelest see Solženitsõn kirjutas oma raamatus Arhipelagi Gulag, oli suur kirjanik Maksim Gorki, läks Solovetski saarte vangilaagrisse vist külla, seal üks koht oli. Siis tehti umbes midagi samamoodi ja mingi kõige grotesksem siis oli, et vist neid tsekke või need oli liiga palju ja siis nad pandi vist kuhugile murule pikali istuma ja kaeti kinni, ma ei tea, rohelise riide või rohelise võrguga, need kuskilt paarisaja meetri tagant oli vaadata, et oli ilus roheline pügatud muru, nii et midagi kedagi olnud ja siis oli neid ei olnud enam nii palju ja ilus muru oli selle koha peal, aga siis vist keegi ei tohtinud liigutada, et kes liigutas siis või midagi, et siis selle nagu eluküünal oli kustunud. Ja siis vist nii see oligi, et läks tagasi. No ja igal juhul
Mind kutsuti Ühendriikide kongressi erikomisjoni, et tunnistusi andma inimõiguste olukorrast Balti riikides. Eestis oli siis, minu teema oli Eesti. See oli 80-ndatel siis? See oli täpselt 29. aprillil 1980. Ja 80. Ja siis samal päeval võeti ka minu intervjuu Ameerika Hääle jaoks ja läks sel päeval ka eetrisse ja ma oma toimikust lugesin, et Jüri Lina oli meie peale käinud kaebamas Ameerika Ühendriikide kongressis ja et väiti ja tuleb vastutusele võtta tagaselja selle eest, et ta valelikult väitis, et Nõukogude Liit on Eesti okupeerinud. Muide, nüüd on veider, et asi on edasi läinud. See oli ju mõne kuu eest, ma arvan, kui Päivi Räsänen, Soome siis parlamendisaadik, kes nüüd mõistetigi lõplikult kõige kõrgemas kohtuastmes süüdi, meie mõttes nagu vihakõne küsimuses, käis ka kongressi ees seletamas, kui halvasti on usu ja sõnavabadusega Euroopa Liidus. Seal oli veel esinejaid, aga Räsänen oli üks nendest, siis ta oli 2 kohtuastet võitnud, see aastaid oli käinud see tema protsess. No küsimus oli selles, et ta oli mingis kristlikus, brošüüris, reklaam, mingisugune selline üleskutsuv trükis, kus ta oli siis tsiteerinud piiblit ja siis kommenteerinud seal, et homoseksualism on pahe ja nagu selline ebaloomulik asi. Ja selle eest siis piiblit tsiteerimisest ta nüüd mõisteti õigeks, et piiblit ikkagi võib veel Soomes tsiteerida, aga seksualismi küsimuses ikkagi need tema väited siis leiti olevat rahvusgruppi solvavad. Aga see ei ole ju mingi rahvusgrupp. No aga seadus on rahvusgrupi nagu kohta käib. Kui seal oli palju nagu naljakat, üks asi, et homoseksualistid tõesti tundub, et ei ole nagu rahvusgrupp või siiamaani pole olnud. See paragrahv on ju hets mot folkgrupp on rootsi keeles. Folkgrupp ei ole rahvusgrupp, folkgrupp on rahvagrupp. No ja igal juhul me elame ju võltsikute keskel praegu suures osas. Rootsis suurelt avaldati Hollandi terviseministri Fleur Ägema avaldus, et COVID-i pandeemia oli sõjaline operatsioon, kus harjutati siis ja taheti näha, kuivõrd inimesed halluvad rumalatele korraldustele ja piirangutele. Ja niisugust sirkust tehakse kogu aeg ja 82. aastal veebruarikuus ma mõtlesin niimoodi, et jah, see, mis toimub Eestis, on muidugi väga masendav, Nõukogude okupatsiooni nii-öelda sügavik lausa tuli esile enne, kui siis hakkas kergemaks minema 80-ndate teisel poolel. Ja et väga hästi sobiksid kokku Shakespeare'i, see tähendab siis Baconi värsid või ütleme päris avalikult välja sonetid, mis on täiesti eritüüp, hiilgav kunst, nagu öeldakse, ja Eesti-moodne luule. Ja seal siis seda muidugi said esindada eelkõige Juhan Viiding, eks ole, Andrus Simsel, Eino Sepp, Jaan Kross, Pärn Hint, Indrek Koop. Ja see läks ülimalt hästi kokku, mõtlesin niimoodi. Ja siis üürisin ühe helistuudio Stockholmi kesklinnas ja tegime täiesti professionaalsete riistadega 38 sentimeetrise sekundiga kiirus, see on väga hea diapasooni tase ja tähendab heli kvaliteet oli suurepärane ja stereolavastus, heli liikus paremalt vasakule, vasakult paremale, muusika ja nii edasi. Ja siis muidugi, et see ühehülbaline etlemine, mis Eestis oli,
no sorry, mis asi see on ju viletsam kui amatööri käitleb, kuivõrd amatöör võis käidelda mingisugust kunstilist teksti, ütleksime niimoodi. Ja siis ma lugesin teistmoodi. Ja mul oli siis seal valitud 1, 2, 3, 6, 7 Shakespeare'i sonetti. Ja minu arvates see läks väga hästi kokku. Nüüd must on võimul ja ilu troonilt veet ja Leila sohihäbi kiusab süütut. Suurepärane. Või siis mingisugused muud asjad ja kõrget kiitust kuuleb kelmilõust. See ei tule tuttav ette. Ja see läks suurepäraselt kokku ja võtame ka siis niisuguse asja, et mul üks luuletus kordub, 2 korda esitatakse seda lavastuses. See on Eino Sepa Õhulossid. Ja esimene kord ma kuulsin ette Nõukogude okupatsiooni tingimustes, et elukest ehitad tõelise elu asemel kurvastusega, teatud masendusega. Ja teine kord ilmub see veel seesama luuletus minu kujutluses vabanenud Eestis, siis kui Nõukogude okupatsioon on lõppenud. Ja siis ma lasen isegi üle võlli nendel emotsioonidel ja tunnetel minna. Ja elukest ehitad tõelise elu asemel. Nüansid on hoopis teised ja muusika, taust kõik on teine. Ja siis nüüd mõni aeg tagasi ma hakkasin mõtlema, et see Eesti, mida ma praegu näen, on ju täiesti nagu koopia sellest, mis tuli Eino Sepa Õhulosside luuletusest. See on täpselt see elukese ehitamine. Ja nüüd on ülimaeg see CD-plaadil välja anda. 95. aastal ilmus see kasseti peal. Nüüd on kassett nagu ajast ja arust, aga CD-plaat kehtib. Ja nüüd on see ilmunud. Võib-olla nädal on see väljas olnud. Ja võib-olla võiks isegi mõnda katkendit kuulata sellest. No. Sellepärast, et mispärast? Need, kes on juba kuulnud seda, ütlevad, et on piinlik kuulata Eesti raadioarhiivi võtteid, kus väljapaistvad näitlejad loevad Shakespeare'i sonette. Ja nende hinnang oli selline, nad ei saa ligi lähedalegi sellele tasandile, millel sa seisad neid sonette esitades. Aga see ei ole ainult Shakespeare'i sonettidega, üldse luule lugemine näitlejatel on selline, seal võib-olla mõni üksik õnnestumine. Ma ütleksin niimoodi, et mul omal ajal oli võimalus teha raadiole luulelavastus Gruusia moodsast luulest. Ja valisime Jaan Toominga lugema. Ja Tartu stuudios siis salvestasime seda lavastust. Ja ta hakkas siis lugema, salvestus läks käima ja siis ma kuulasin umbes 5 minutit, 6 minutit ja siis ütlesime, Jaan, siis ütlesin niimoodi korralikult välja. Jaan, nüüd hakkame otsast peale. See asi ei lähe mitte kuidagi moodi, mitte minu lavastuses ei lähe see eetrisse. Kuidas, mismoodi? Anna tunnetele voli. Ela sisse teksti. Too välja need idud, mille pärast need luuletajad kirjutasid need read. Kas võib, ma ütlesin, et minu lavastuses mitte ainult ei või, vaid peab. Ja siis ta luges 7-8 varianti ja ma nendest lõikasin kokku koos muusikalise ja helitaustalise kujunditega. Raiutakse kusagil puid ja kõiksugused niisugused helitaustad on.
on see praegu arhiivis saadaval kuskil või saaks seda kuulata hea tahtmisega? Ja ma võin sulle selle saata, sellepärast, et Eesti Raadio keeldus seda uuesti nüüd mängimast. Ma ütlesin, et juhul, kui te lindi puuduse tõttu see kustutatud on, ma saadan uuesti ja ma saatsin neile. Ja Jaan Tooming, üks meie huvitavamaid lavastajaid ja näitlejaid loeb ja kas siis ainult sellepärast, et mina lavastasin, siis seda ei tohi avalikult ette kanda. Sest et paljud ütlesid niimoodi, et me ei tulnud enam Jaan Toomingat ära, see oli hoopis teine Jaan Tooming. No me avasime inimese teatud kanalid, vaimsuse ja hingelisuse kanalid. Ja sama on siin nende luuletustega. Tohib vahele öelda, kindlasti vaata, et siin küsivad, kus nad seda plaati, kui nad tahavad endale seda soetada. Esimene võimalus kohe, kus seda saab, on Loitsu keller. See on siis nii Tallinnas kui ka Tartus. Tartus ja Tallinnas olemas. Ja üks niisugune luuletus, mis siin ka sees on Piisa laul Jaan Krossilt. Piisa laul. Piisad laulavad laulu meile. Kujundlik värk totaalselt. Ja näiteks Juhan Viidingult Vaimuelu. Et vaimuelu on natuke ei seisa nigu, ütleb Juhan Viiding. Ei seisa nigu. Või siis jälle vaimu või siis inimese lugu. Ja jällegi, mis läheb kokku varasemate asjadega. Nii et see on päris huvitav lavastus, asjakohane. Nii nagu, eks ole, mõni päev tagasi ilmunud Tõnis Veltbachi luulekogu, mis on üliaktuaalne, kus siis tõesti näidatakse, mis Eestis toimub ja annab seletusega sellele, miks nii masendav kõik on. Ja inimestel ei ole enam tegelikult raha tõeliste kunstiväärtustega tutvuda. Kõrgkultuur on alla surutud, inimeste maitse on rikutud, nagu ma ütlesin, eks ole, pandud on andetud inimesed. Ma tegin Vikerraadiole ettepaneku, õigemini raadioteatrile, et ma loeksin, praegu oleks väga ajakohane ette kanda niisuguse teose ette täies ulatuses, eks ole, järjejutuna, nagu Mihhail Bulgakovi teose, mis käsitleb just nimelt niisugusi perversseid, tagurlikke, mõttetuid asju ühiskonnas. Ja et ma võiksin selle ette lugeda nii, nagu seda peaks lugema. Ei, nendel loevad professionaalid. Ma ütlesin, kena. Nüüd ma kirjutasin kirja ja ütlesin niimoodi, ma olen neid professionaale oodanud. Aga millegipärast ei kuule. Amatöörid loevad, kuigi neil on diplom. Aga see Bulgakovi luuletus siis loeti ette või ei loetud üldse? Ei, no seda ei ole kunagi, Eestis ei suuda ükski näitleja seda ette lugeda. See ei ole luuletus, see on jutustus. Jutustus, ma ei kuulnud. Jah, see on jutustus ja selle nimi on Saatuslikud munad. Sarkastilisemat asja ei saa enam olla. Ühesõnaga, milles on lugu? Välismaa laborist tellitakse mune, millega ühesõnaga saaks siis iilata. Põhimõte on selles, et on leiutatud aparaat, mis need tulevased kanad hästi suureks teeks, et jätkuks liha nõukogude inimesele. Hästi suureks ja võimsaks ja siis see asi läheb nagu käima. Mõtle, kui munema veel hakkavad. Ja tohutu sarkasm. Aga nõukogude post ajas midagi segi. Ja kanamunade asemel saabusid kohale maomunad. Just nimelt. Sattusid kohale roomajate munad. Ja siis need roomajad hakkasid tulema ja hakkasid Nõukogude armeed sööma.
ja laastasid Nõukogude riiki ja nii edasi. Fantastiline lugu, eks ole, aga seda tuleb ka fantastiliselt esitada. Ja ei, nendel ei ole vaja seda, ütleb siis nende juht. Üks andetu inimene, kes on kohale pandud selleks, et midagi nii-öelda kvaliteetset läbi ei läheks. See on lihavõtte pühade teema peaaegu. Kas see... Ja Vilu on tema nimi. See on eesti keeles saadavale. Kunagi ilmus Loomingu raamatukogus ja ma arvan, teda on veel kordustükkides ka ilmunud. Ta on olemas eesti keeles. See on eesti keeles olemas väga heas tõlkes, muide. Ja ma mäletan, et ma juhtisin ühte näiteringi Tartus omal ajal tervishoiutöötajate majas. Ja siis seal olid noored inimesed ja ma ütlesin, et ma lihtsalt näitan teile, kuidas teatud asju tuleks lugeda ja eriti kui tegu on sarkasmiga. Ja hakkasin seda lugema ja need vaatavad silmad pärali. Nad ei ole niisugust lugemist kunagi kuulnud. Ma ütlesin, ja ei kuulegi, sellepärast, et niisugune asi ei lähe läbi. Nii, aga kellel see oli siis Rahvusringhäälingule pakkusid neid või? Jah, raadioteatrile. Raadioteatrile, väga hea, nüüd on see välja öeldud, see jäi nagu sinna jutu sisse. Just, raadioteatrile, raadioteatri juht Vilu. Siis tema siis ei hakanud siis seda Bulgakovi jutustust. Absoluutselt ei tule kõne allagi, vaid meil on leping teatriühinguga, need on professionaalsed näitlejad ja ma siis kirjutasin nüüd aegu, et aga kus need professionaalsed näitlejad on? Ma ei ole kuulnud. Kes see Vilu on seal? Vilu kes? Jah. Ma ei mäleta enam. Aga professionaalsed näitlejad seda Bulgakovi jutustust, seda ka ei lugenud ette? No kui neilt ei tellita, ega nad siis ju ise lugema ei hakka. Nad loevad seda, mida tellitakse. No seda ei loetud ette ühte või teistpidi. Ja kui olekski loetud, siis sellest oleks... midagi väga piinlikku juhtunud. Näiteks ma kuulasin nüüd raadioarhiivist võetud salvestusi, pärast inimeste vastukajasid, et kuidas siis meie professionaalsed näitlejad loevad Shakespeare'i sonette, eriti tundlik teema. See oli nii kohutav kuulata, et mul oli piinlik kuulata. Mul oli piinlik nende inimeste pärast, kes ei suutnud Shakespeare'i lugeda. Nii ei loeta Shakespeare'i. Ja kuidas seda läbi lasti, võt sellest ma aru ei saa. Nii et selles suhtes on see lavastus ka minu protest halvasti lugemise vastu. Ja näiteks oli ju niimoodi, et isegi Nõukogude ajal oli teatud vabadusi rohkem. Näiteks oli üks naisterahvas, kes luges fantastilisi asju lastele. Ta ei olnud ühtegi päeva teatrikoolis käinud ja ometigi ta luges näiteks Jüri Parijõe lugu Uued saapad, Mari kisakõri, kõik need kuulsad lood, ühtegi päeva ei olnud ta teatrikoolis käinud, mängis Draamateatri laval, lasti mängida, ilma, nagu öeldakse, vastava hariduseta, ilma diplomita ja tänapäeval niisugust asja enam ei ole võimalik. No see teatrikool on vist rohkem see, et lugemise eest raha saad, et kuidas sa siis pärast loed, see pole enam nii oluline. Aga ei lasta ju ometigi sul teha niisugust asja, et sa loeksid sisseastumiseksamil luuletust või muinasjuttu. Veel raskem on lugeda muinasjuttu. Ja nad ei oska lugeda. See on ju kohutav kuulata, aga muinasjutte ei ole võimalik kuulata. Televisiooni kutsuti üks lugema muinasjutte, ma mõtlesin, taevas alast. Kuidas seda võimalik läbi lasta. Ja olukord on sõna otseses mõttes masendav. Aga omal ajal oli niisuguse näitlejaid. Võtame Hugo Laur, Kerko Kell, kuidas ta luges. Tunded olid sees, kõik sai edasi antud. Või siis Voldemar Panso, kes luges luuletust Hiroshima. Seen! Sellest ma saan aru.
need tunded väljenduvad, eks ole. Ja nii edasi, see oli ju poliitiline luuletus, eks ole. Aga no, Tõnis Veltpahi luuletus ootab vist. jah, see ootab ja inimesed tahavad teada, kuidas kujundlikult kajastatakse Eestisse tekitatud olukorda. See on tekitatud olukord, see ei ole ise tekkinud. Olukorrast ka luuletus, ütleme niimoodi. Jah. Võtke veel emakeselt looduselt viimast. Maast võtke kartul ja ussitanud õunad. Ka lehm lüpske tühjaks rasvasest piimast, sest peagi võtab riik teeb maitsvad lõunad. Teilt võtame kõik, kui vähegi saame. Üks pirnike laes loob kosmilist arvu. Esimese maksega oled näost juba kaame. Teisega peast katkud hallimaid karvu. Valitsejanna võib ju kinkida vardad, et saaksite pimedas kududa sokki. Mis sest, et me riiki juhivad vargad, teid aitab vaktsiin, kui langete šokki. Vaesus või surm rohepöördel läbi või veel rahakotist korjatud viimane sent pole ju see, millest tundma peaks häbi. Ent kui irinad kostub, siis peksab teid ment. Andis edasi küll selle meeleolu ja kõik, mis toimub. Või võtame veel ühe väikse luuletuse. Ja, miks mitte, jah. Nii kalliks on saanud mu kodumaa, et ei jõua seda endale lubada. Kohe mitte ei tahaks siit lahkuda. Kodus kõledas kringliks võiks tahkuda. Oo kõrge valitsejanna, meile igapäevast leiba anna. Anna meile sooja ja palitud anna andeks, et sind on valitud. No me alguses rääkisime, et valitsejannat nii väga ei valitudki, et e-hääled nagu valisid, arvuti valis e-häältega meile valitsejanna. No ja siis muidugi on tulnud välja minu viimane film, Kaemus. Ja selle filmiga ka väga huvitav lugu, ma natukene ükskord Õhtulehe TV-s või selles podcastis mainisin, et meie valitsejad on olnud vägagi pahatahtlikud ja pakkunud meile õudust hea pähe. Ja õudus oli siis kõikvõimalikud toiduained või rõivad, mida oli siis töödeldud radioaktiivsete ainetega. Mõtlen vahel, see oli väga hea koht, kas me saame oma saatesse ka panna selle nagu tutvustuse, mis sul loengus oli seal ja kelle muusika seal taustaks oli, kui sa rääkisid sellest radioaktiivsetest ainetest. Ja. Ma arvan küll, et selle radioaktiivsete ainete loo sellest samast filmist võiks saatesse panna. Ja ma seda küsisin, et kas me tohime. Selleks on see mõeldud mul kaasas. Väga hea. Ja mis pärast, sellepärast, et pärast seda, kui ma tutvustasin, et näiteks isegi burgerid olid radioaktiivsed ja seda 52. aastal muide veeti ka turiste Las Vegasest otse aatomipommi plahvatus kohale, et olla tutvuda sellega ja kusjuures reklaamis oli öeldud täiesti kahjutu. Hiljem Ameerika Ühendriikide valitsus tunnistas avalikult, et 10 000 inimest hukkus selle tagajärjel. 10 000 10 000, aga seda arvu ma hästi ei usu. Ma arvan, et see arv oli tunduvalt suurem. Nii et niisugune lugu ja kujutad ette, siis tuleb üks kohutavalt andetu näitleja lagedale Eestis siin.
kelle nimi on Märt Koik. Ja kus siis kargab mulle kõrri ja ütleb, et meie võimurid ei ole pahatahtlikud, niisugust asja ei ole olnud nagu burgerite mürgitamine radioaktiivsete ainetega. Aga siin selles samas filmis, ma näitan, mida nüüd meie vaatajad siin ka näevad, pakutakse isegi šokolaadi, radioaktiivset šokolaadi ja loomulikult tervisevett, mis võtab ära vähi, igasugused muud haigused. Loomulikult, kui sa 100 päeva pärast oled surnud, siis ta on võtnud ju vähi ära. See on üks asi. Teine lugu, et isegi kondoomid olid radioaktiivsed. Naiste aluspesu, huulepulgad, kõik olid radioaktiivsed. Siin kõik selles on näha, mida me nüüd kohe hakkame vaatama. No see oli aastatel 29–37 vist sa ütlesid loengus eile. See oli aastast juba 22. 22. Jah, kuni siis 37. Ma ütlen sellepärast, et mõni ei julge pärast meie saadet. Purksi süüa. Sest et näiteks Bourgeomi vesi, ma näitan selles filmis ka informatsiooni ja reklaami Nõukogude Liidust, kus Bourgeomi vesi oli radioaktiivne. Ja ma helistasin mitmetele Rootsi firmadele ja küsisin, kas te müüsite radioaktiivset vett, oli see radioaktiivne? Jah, see oli radioaktiivne. Ja ma ütlesin, seal reklaamis oli öeldud, väga kange radioaktiivsus oli. Jah, oli küll. Kui palju pudeleid aastas müüsite? Meil ei ole selle kohta andmeid säilinud. Ma ütlesin, selge. Siis ma helistasin sinna statistilisele keskusele, Statistika Centraalbüroo. Büroo, jah. Ja seal siis öeldi ilusasti välja, et meil ei ole andmeid säilinud, kui palju oli ohvreid. Ma ütlesin, et ohvrid pidi olema, kui niimoodi mürgitati Rootsi rahvast. Ja siis ütleb niimoodi, et ei ole säilinud, siis ma ütlesin niimoodi selge. Siis on need andmed endiselt salastatud. Ja selle peale ütles näitsik, kes minuga rääkis, ma ei kommenteeri seda. Ja siis ma ütlesin, suur tänu, te olete vastanud mu küsimusele. No pudelite arv vist oleks pidanud kuskil ikka olema, ma arvan. No loomulikult. Nii et ühesõnaga, sellesse filmi ma tõin kõik suuremad inimsuse vastased kuriteod. Nõukogude Liidu Hiina sõda, õigemini Hiina Nõukogude Liidu sõda Damanski saarel. Teine sõda, mis puhkes Kasahstanis, kus Hiina väed tungisid Nõukogude Liidule kallale. Seal, need on kõik kaadrid olemas, originaalpildid, meil oli raske saada, aga mul oli üks väga hea sõber, Andrei Tarkovski. Tema võlus kõiksugused imelikud asjad välja. Nii et need asjad on siin sees selles filmis. Ja palju muid asju, millest ei ole undki näinud, on selles filmis ära toodud. Nii et see võib olla huvitav, sest et mul on siin filmi tutvustuseks kirjutatud lõppu, need viimased read võid ette isegi lugeda, siis inimene saab aru, milles see film on. Selle visuaalloomingu allikatel on äärmiselt raske ligi pääseda. Film on 100% poliitiliselt ebakorrektne. Kaemus on ainulaadne tõsielu lavastus, mis peaks jätma tundlikkusse vaatajasse sügava mulje. No umbes nii ma siin. Ja et mõned asjad oleksid veel arusaadavamad, siis me tegime ka niisugusi kujundlikke lavastusi siia filmi, et kunstilisi hinnanguid anda. Mille kohta? Selle kohta, kuidas inglased mõtlesid välja iirlaste tapmise meetodi näljaga, kus juures nagu Ukrainas, sest et inglise need vigurivändad ütleksime täiesti välja nõuandjad juhendasid Nõukogude mõrvareid näljahäda korraldamisel Ukrainas 1920-21. Sest et inglased ju korraldasid selle, et võtta välja valgetelt relvad, need Valgesse merre ära uputada
ja seda on kinnitatud ka, et need relvad uputati ära ja aidati relvadega hoopis punaseid. Inglased tegid kõik selleks, et punased tuleksid võimule. Ja nüüd oligi siis niisugune jube lugu, et inimesed olid väga suurtes raskustes 30ndatel aastatel. Tõesti jälle tuli sama lugu 32, 35, mida nimetatakse siis holodomoriks. Neid holodomore oli 3. Aga nüüd me tuleme siis selle Iirimaa juurde. 9 miljonit oli neid. Ja pärast seda 4 häda oli kuskil peaaegu 5 oli alles. Ja nende tapmine oli süstemaatiline. Ütleksime niimoodi, et praeguses mõttes Türgi, aga tookord ei olnud ju Türgit, eks ole. Aga Pasha saatis oma abi Iirimaale toiduainetega, et Iiri rahvast päästa. Ja mida tegi Inglise sõjavägi? Blokeeris kõik sadamad. Ei lasknud välisabi sisse, ei lasknud päästa ühtegi iirlast. Nad pidid surema. See on ju organiseeritud nälg, kui abi ei lasta sisse. Ja siis nad läksid Põhja-Iirimaale hästi ka kaugele ülesse ja sinna õnnestus neil silduda ja abi üle anda, vili ja muud toiduained. Nii et see kõik on filmis kajastatud, näidatud ja nii kuninganna Elisabeth II on käinud Iirimaal ja ka praegune kuningas kroonprintsina on käinud. Keegi ei ole palunud vabandust Iiri valitsuse ees ja Iiri rahva ees. Ja kui me käisime Iirimaal, meil on ka väga häid tuttavaid seal, kes on väga tänulikud meie solidaarsusest, mida me oleme näidanud Iiri rahvale ja siis ükskord ma olin ühes muuseumis ja tulin sinna, seal oli üks iirlane, kes kuulis, et me räägime rootsi keeles ja ütles siis sellise asja, et see oli rahvamõrv. Ja ma ütlesin, et ma olen mõistnud seda, ma olen sellest aru saanud. Ja niisugused asjad on selles filmis. Aga samas räägitakse meile lollusi. Või võtame niimoodi, et vahel ollakse sunnitud lollustest taanduma ja õigust rääkima, nagu see Hollandi terviseminister, kes ütles, et COVID-i pandeemia oli sõjaline operatsioon. Ei, ta on endiselt kohal. Ja siis niisugune lugu, aga siin me näeme tohutud naljanumbrit. Mina pean seda küll naljanumbrit. Võib-olla teeks ühe vahele põike siin kuulajale, vaatajale. Küsimuses on, et kus ta küsib kindlasti, et kus ta seda luulekogu ja plaati saab. Poes. Tavalises raamatupoes Apollos, rahvaraamatus. Tõnis Veltbachi luulekogu olemas. Ja keskmine osa sisaldab, ütleksime vemmalvärsse või niisugusi naerunumbreid, kus kõik need meie võimsad vigurivändad naeruväärseks tehakse. Mida nad väärivad. Ja seda filmi plaadi peal? Ja seda filmi saab siis Loitsu keldrist. Okay. Kakistokraatide meelehärmiks. Nii, aga meie läheme oma jutuga edasi ja näitame siin siis Rootsi õhtulehte. Aftonbladet, Agnes Wold, tema on siis Rootsi professor. Bakterid,
ja igasugused muud mutikad ja satikad, tema on siis nende asjatundja. Ja siis temaga on intervjuu. Ja pealkiri on Man kan inte förbättra sitt immunförsvar. Ei ole võimalik oma immuunsust tõhustada või parandada. Ja siis räägib ta niimoodi, et ükskõik, mida sa sööd, suhkrut või kõike, see ei halvenda sinu tervist. Ja siis ütleb ka niimoodi, ei ole ühtki ainet, ei vitamiini ega toidulisandit või mingit muud toidulisandit, mineraali, mis suudaks sinu immuunsussüsteemi tõhustada, tugevdada. Ta mitmes väljaandes avaldas neid mõtteid, kuni siis spetsiaalsed terviseorganisatsioonid, mis koosnesid väga paljudel juhtudel ekspertidest, panid ta nurka. Näitasid talle koha kätte, ütlesid, on niisugused teaduslikud uuringud olemas, niisugused teaduslikud uuringud, see on kõik vale. Loomulikult on võimalik inimeste tervist parandada teatud ainetega või teatud ainetest hoidumisega, näiteks suhkrust. Kui niisugust lihtsat asja ei teata, et valge suhkur teeb vere paksuks ja see tekitab trombe, paksus veres tekivad trombid, südameinfarkt või siis verevalu peas ja nii edasi, nii edasi. Aga eesti keeles on ilmunud ühe Ameerika arsti ja teaduri 2 raamatut. Üks on C-vitamiini kohta, sest et C-vitamiini on kogu aeg vihatud, selle vastu on võideldud ja hoiatatud selle eest. Ja teine on siis kaltsiumi kohta kirjutatud raamat. Surm kaltsiumi läbi on selle raamatu pealkiri. Ja Toomas Levi on autor. Toomas Levi käis hiljaaegu ka Rootsis Stockholmi arstidele rääkimas. Ja huvitav on see, et mida tema siis seal rääkis selle C-vitamiini kohta. Ütles niimoodi, et kõik need ametlikud arvud on valelikud, mida on öeldud. Ja siis enne kui me läheme siis nende asjade edasiarengu juurde siin seoses doktor Leviga, siis ma tahaksin öelda, kuidas see võitlus alguse sai. Nimelt oli üks Ameerikas sõjaväekirurg avastanud seose meremeeste surma ja apelsiinide ja sidruni vahel. Nimelt, et kui meremeestele pakkuda apelsiine ja sidruneid, siis neil ei teki niisugust kohutavat haigust, nagu et hambad hakkavad logisema, ligemed hakkavad veritsema ja seda nimetatakse tõesti skorbuudiks. 10 000 võis hukkuda aasta jooksul. Ja arstid võitlesid kõige jõuga, kogu jõuga selle vastu, et mingisuguseid apelsiine või sidruneid laevadele panna. Hirmus lugu. See on lihtsalt rumalus. Mingisugused ained ei saa aidata inimesi, kellel hakkavad hambad logisema. Aga siis tuli välja üks kapten, kes otsustas kontrollida selle uurija juttu. Ja see kapteni on teile kindlasti kõigile väga tuttav. Tema nimi oli Cook, kapten Cook. Ja ta andis korralduse, käsu võtta kaasas apelsiinid ja sidrunid. Mitte üks meremees ei hukkunud enam skorbuudi tagajärjel. Mitte üks. Ja siis hakkasid arstid ka vaatama, et mõjub, aitab, et see C-vitamiin peab olema üks imeline lugu. Aga tegelikult see skorbuut on alles C-vitamiini vaeguse esimene aste. Järgmine aste
on palju tõsisem ja seda varjatakse. Ja see on nimelt südame-veresoonte haigused. Tekib C-vitamiini pikema puuduse tagajärjel. Nii. Ja siis see on teine aste ja kolmas aste on kõige tugevam aste. Suhkruhaigus, diabeet, mis viib pimedaks jäämiseni, gangreenini, jalad tuleb otsast lõigata või üks jalg. Ja kes teab veel, mis jubedaid asju see kaasa toob. Ja siis on Eestis meil on tarkpead arstid siin Eestis, kelle süü läbi on minu sugulasi hukkunud ja on mu sõpru otsa saanud. Näiteks Toivo Kurmeti suhtes on üles tunnistatud, et on määrati vale diagnoos. Ja selle tagajärjel ta hukkus. Kuidas see välja tuli või seal loengus rääkisid nagu täpsemalt sellest, et kuidas see välja tuli, et see vale diagnoos oli? Sellepärast, et arst Pärnust kirjutas mulle meili ja palus andeks. Palus andeks, et nad panid Toivo Kurmetile vale diagnoosi. Aga unustas kirjutamata, kas ta pani tahtlikult või kogemata? Ei, seda ei kirjutatud. No. Ilmselt arstlik eksitus, nagu öeldakse. Nii, aga nüüd siis läheme selle C-vitamiini teise äärmusse, tänapäeva. Tänapäeva võitlus C-vitamiini vastu. Oli üks arst, kes televisioonikaamera ees, tähtsal kohal olev arst Põhja-Tallinna regioonis, ütles, ja ma kasutasin seda tsitaati, ma kirjutasin selle maha täies ulatuses, sest on võimalik järelvaatamine teostada. Ja järelvaatamisega saad teada, mida inimene on öelnud, kui sa sõna-sõnalt maha kirjutad. Ja ta ütles siis sõna-sõnalt niimoodi, et C-vitamiinil ei ole mitte mingisugust mõju tervisele. See on sama mõju, kui sa vaatad täiskuud või oled kaugtuule käes. Vabandage väga, aga isegi täiskuul on inimestele mõju, on inimesed, kes on väga tundlikud selles osas. Eelmine oli täiskuu meil. Jah, just. Nii. Ja nüüd siis vaatame C-vitamiini puhul. Rahvusvaheline organisatsioon, kes tegeleb tervisega Ameerikas, on leidnud, ja see on igale poole saadetud laiali, Nõukogude Liidus oli täpselt samuti see kõik, 50–70 milligrammi C-vitamiini päevas tuleks tarvitada. See on siis adekvaatne. Ja nüüd seesama organisatsioon, nüüd me jõuame selle asja tuumani, on saatnud välja ringkirja kõikidele teaduslaboreile, kus katsetatakse loomadega, tehakse katseid loomadega. Ja on olemas neid loomi, kes ei suuda ise valmistada C-vitamiini. Näiteks merisead, ahvid, inimesed kuuluvad ka nende hulka, kes ei suuda valmistada, sellepärast et meil puudub üks geen, mis võimaldaks seda. Ja selle geeni puuduse tõttu me ei suuda valmistada, me peame manustama endale. Niisiis ühesõnaga soovitati manustada nendele loomadele, merisigadele, ahvidele 50 milligrammi C-vitamiini päevas kilo kohta. Kui sa kaalud 70 kilo, siis on vaja 3500 milligrammi. See on 3,5 grammi. No merisiga inimene, seal on torts vahet, kas seda nii lineaarselt saab üle võtta seda kogust, aga ilmselt ta peab kindlasti suurem olema kui 50–70, ma kardan. Nii, aga selle järgi, selle dokumendi alusel oleme meie 1 kilosed.
Meile on soovitatud ju 50–70 milligrammi. Järelikult me kaalume üks. Aga kilo. Jüri, nüüd lõpetuseks veel, et öelda, et palju siis võiks võtta või peaks võtma või inimene. Kohe jõuame selle juurde, Ja. kui me järgime seda, mida räägib doktor Toomas Leevi. Väga hea, väga hea. Me jõuame nüüd Toomas Leevi juurde tagasi, sest tema on ju teinud ju katseid ja uurinud välja, kui palju üks või teine loom toodab. Kassid toodavad, koerad toodavad, kitsed toodavad. Näiteks meil oli siin juttu ahvidest. Gorilla. Kui palju toodab gorilla, aga gorilla toodab 0. Miks? Sellepärast, et tal samuti puudub see geen. Ja järelikult, mida ta peab tegema? Ta peab sööma neid asju, mis sisaldavad C-vitamiini. Ja ta saab 4–5 grammi C-vitamiini päevas. Ta tähendab söögiga saab 4–5 grammi, aga meile soovitatakse 50–70 milligrammi. Ja kus see 50–70 milligrammi, kust see arv pärit on? 50–70. Jah, kus see pärit on, mida see tähendab? See tähendab seda, et see kogus C-vitamiini hoiab ära skorbuudi. Aga ei hoia ära südamehaigusi, mis tulevad järgmise astmena, on nii ja? Täiesti õige. Aga nüüd läheme kitse juurde. Ja see on meil eriti huvitav juhtum, mida siis doktor Toomas Leevi rääkis Stockholmis teistele arstidele, sealhulgas südamearstidele. Ta ütles niimoodi, et kits toodab iga päev 13 grammi, kui ta kaalub 70 kilo. 13 grammi, meie peaksime saama siis, kui me võtame 50 milligrammi kilo kohta, 3,5 grammi. Meie peaksime saama siis 3,5 grammi, kits toodab ise 13 grammi päevas. 3,5 grammi, see on 3500 milligrammi. Jah, just. Mitte 50 milligrammi. Jah, täpselt. Aga võib-olla see inimese kogus ei olegi nii täpselt suudetud kindlaks teha, mis see võiks olla umbes. Nii, aga nüüd siis ja see on siis päevas. 13 grammi C-vitamiini päevas toodab kits, aga kui ta stressi satub, siis on vaja suuremas koguses tarvitada. Ka inimene peab siis tarvitama rohkem, kui ta on stressis ja kui igasuguseid pahandusi ja värke on, siis ta peab rohkem tarvitama C-vitamiini. Siis kuulake ja imestage, siis toodab kits 100 grammi C-vitamiini päevas. 100 grammi! Kui te ostate näiteks kommi 100 grammi, seda on palju. Niisiis, meid eksitatakse igal sammul ja seda nimetaksin ma pahatahtlikkuseks. Mõtlen, kui palju apelsine peaks sööma, et saada see 100 grammi kätte. Eks ole, üks apelsiin umbes sisaldab 30–40 milligrammi. Sa ei jaksa nii palju süüa, sa pead sööma nagu ahv sama palju kui ise kaalud. Ainult apelsiine. Ainult apelsiine sama palju kui ise kaalud, nagu nende kohta öeldakse. Aga tore, täna oli meil lõbus siin, loeng siin viimase osas vähemalt ja ütleme suur tänu kõigile kuulajatele ja vaatajatele, kes meid jälgisid ja vaadake teinekord jälle ja meil jäi siin paljudest asjadest, väga põnevatest asjadest rääkimata, aga järgmisteks kordadeks peab ka jääma ja jõudu teile, ilusat kevadet, aitäh! Lõdisevas järves lõdisevad piisad, tummalt kisendamas jäätumise vastu, tummalt otsimas oma tuuma. Hallid piisad lõdisevas järves kirretavate kallaste vahel, et neist ometi mõnigi jõuaks oma tuumani välja, et piiskade tuumajõud pääseksid voolama, et väikeses lõdisevas järves puhkeks tuumade puhkemine, et väike
lõdisev järv hakkaks aimama imet, kes ta on. Et väike heranev järv hakkaks teadma imet, mis ta tahab. Ei vanasti meil musta iluks peet või ilu nimega ten siis ei hüütud. Nüüd must on võimul, ilu troonilt veet ja Leila sohi häbi kiusab süütut, sest looduselt on röövit nõiasau. Võlts laenat kunst teeb kõikjal kaunist mahutust. Ei kaunil pole templit ega au.